Jõu, tere tulemast kuulajad, täna on 16. mai aasta 2023. Ja see on väga eriline päev, sellepärast et käivitumas on Autosert TV podcast number 1. Ja see podcast on väga eriline, sest et meil on väga erilised inimesed siin stuudios ja erilised jutud. Minu nimi on siis Lenno Põder ja siis me oleme siukses erilises kohas seda podcasti läbi viimas, nagu seda on Järva Jaani. Järva Jaanis Autoserdis on siis teatavasti selline mõnus koht nagu kutseliste traktorijuhtide ja kutsekool, mis vanasti oli kutsekool. Aga siin on olemas unikaalne mootorite pöördlava, traktorimootorite pöördlava ja unikaalne enneolematu, uskumatu traktoriõppeklass. Ja neid podcaste, mida meie hakkame tegema, on lihtsalt suurepärane siin nende mootorite keskel läbi viia. Nii et õige pea alustame ja tutvustan teile varsti ka meie saate külalist. Ja muidugi tahtsin veel öelda seda, et see meie podcastid on mõeldud väga erilistele inimestele ja need inimesed on tehnikahuvilised, nad on veoautojuhid, bussijuhid, transporditegelinskid, ma ei tea, minu poolest kas või ka politseinikud, ametnikud, kõik, kellel hinges voolab õli. Ja üks inimene, kellel soontes raudselt voolab ka õli, istub siin minuga koos. Ja tema on minu arust niivõrd eriline inimene, et tema on lausa kirjutanud 2 raamatut. Ja tema nimi on Raul Keskküla. Tere tulemast, Raul! No tere! Mis ma oskan selle kohta öelda, et Lenno muidugi pingutab üle, erilist ei ole siin mitte midagi ja kui siin soontes ka voolab õli, siis see ei ole mitte kindlasti see õli, mis laulu lahti teeb. Et võib-olla teinekord siiski, aga eks need autodega on kokku puudutud ja nüüd ta tahab mu käest mingeid asju siit välja pressida, ma küll ei tea, mida on ju. Aga eks ma püüan teile siis vastata, infot anda, võib-olla natukene pada ajada. Erilist ei tule sellest küll mitte midagi, kõik on täiesti tavaline. On ju. Aga jutumees sa ju oled, sellepärast et kuidas saab üks inimene kirjutada ühe väga paksu raamatu, milles on kogunisti, ma kohe vaatan siin, ma lausa olin üllatunud. 532. 532 lehekülge. 532 lehekülge. Pajatusi kokku pannud oma veoautojuhi ja elust. Ja teine raamat on siuke nagu, rohkem nagu mulle mõeldud, eks. See on siuke väiksem raamat, et üle 220 lehe. Nii et ikkagi ka palju. Tegelikult ma arvan, et need raamatud on suht võrdsed. Üks on küll mahult suurem ja 1,5 kilo raske, on ju, aga teksti võib seal olla suht võrdväärsed, sest et üks sisaldab ka kohutaval kogusel pilte. Pluss luuletusi, see võtab kõik nagu ruumi, aga sõnu on ju vähem, nii et ei ole siin mitte midagi erilist, kõik taandub matemaatilisele lihtsusele. Väga hea. Igal juhul mul on hea meel, et meie Autoserdi esimeses podcastis oled just sina pajatusi meile siin pajatamas. Ja mis see podcast, sa ei üldse tead, mis podcast tähendab? Mina olen nii vana inimene, ma olen 62 aasta väljalasemis asja, mina tänapäevastest asjadest tean. See ei ole podcast. Ja see on podcast. See on põhimõtteliselt nagu raadiosaade, mida siis autojuhid või inimesed, kes on muud huvilised, kuulavad oma mõnusatest uutest telefonidest Bluetoothi kaudu. Tead, mis Bluetooth ka on? Ja seda ma olen kuulnud, aga vaata nüüd ma jälle pean hakkama korrigeerima, sest et
sa ütlesid, et autojuhid ja inimesed kuulavad, et mul nagu kohe kihvatas sees, et kas me siis polegi inimesed või? Ei, olete ikka. Ühesõnaga ja väga põnevad inimesed. Nii et see podcast hakkab siis olema meil siin rohkem kui 1 kord aastas. Luban seda ja vaatame, kuidas need välja kukuvad. Aga võtame siis kätte selle raamatu, mille sa oled siin kokku üllitanud ja kus mina ka mille mina olen läbi lugenud. Selle nimi on siis Papa Pastori pajatused, PPP. Pastor. Ja seda ma tean, seda küsitakse nagunii, miks pastor, ma ütlen kohe Sina? alguses. Mina, aga ma ütlen alguses ära, et ma kiriku kokkupuudet ei oma, ma ei ole isegi mitte ristitud. No aga miks siis pastor pandi? Aga Sa ikkagi kuulutasid mingit usku seal. Ja vaata, selle usuga on sedasi, et ma olen nii-öelda autobaasi pastor. Autobaasi usku. Jah, ma olin siuke algaja autojuht alles ja siis meil üks pikakoivaline lukse Brian Pikk istus rahulikult puhketoas, tegi suitsu ja näes mind, siis hakkas heietama seal nii-öelda valjusti mõtlema, et Keskküla. Kurat, sulle peab mõtlema mingi nime välja, et seda on jõle pikk öelda, ja siis oma ette mõtiskleb seal Keskküla, keset küla. Mis seal keset küla on? Kõrts. Ei, Parman, sa oled olnud see palju huvitav. Mis seal veel on? Kirik. Oota, kirikus on pastor. Kuule, sa oled pastor. Ja siis ta rääkis seda muidugi kõigile. Imelikul kombel see nimi kleepus kohe külge ja nüüd ma olen siis aastakümneid olnud pastor, ükskõik kas siin või sealpool piiri, ikka pastor. Ja sellest nimest ei ole pääsu enam kuskil, ma olen ise rahul ausalt öeldes, sest et pastor siis pastor on ju väike siuke süütu nimekene, midagi halba ju ei sisalda, et oli ju tol ajal baasis seal igasugu imehüüdnimedega mehi oli ka Mära näiteks olemas, on ju, see on tükk maad hullem, on ju, kuigi see oli ka tuletatud perekonna nimest, on ju. Ja mis seal ikka muud, et kannatame siis edasi ja ega vanasti ju öeldi, et amet kohustab, on ju, mul on nagu kujunenud sedasi välja juba, et nimi kohustab. Et on tõesti olnud juhuseid, et vaatad, et mõni sõber on sellises šitas tujus ja ei ole nagu kuidagi korras, et mis viga on, ei ole häda midagi. Midagi on, et see pole nagu normaalne ju. Siis mõne aja pärast hakkab rääkima, et näed, see oli nüüd sedasi, et oli seal siis kodus mingid jamad, olid seal töö juures mingid jamad, on ju, ja tead, kuulad ära, temal saab kergem, ta saab ennast korra tühjaks rääkida, on ju, kui oskad, annad nõu, on ju, kui vaja tunned kaasa nii-öelda sõbrale, on ju. Ja see asi jääb meie vahele. See on see, et vihisaladust ju välja ei räägita. Ja võib-olla ongi nii, et nimi kohustab või amet kohustab. Ja ma olen selle pastori rolliga rahul, tühja kahkan ja muidugi mõni ütleb, et üks hea sõber on, kellel tund see pastor kohe meelde ja siis ütles, et põrguvürst. Ma ei tea, kas see nüüd õigem on, tema arust on, tema mind pastorina kunagi ei kõneta. Tema jaoks oled sa põrguline. Põrguvürst, jah, minu arust ka vahet põle. Aga ühesõnaga said siis selle pastori nime endale külge ja tunned, et inimesed nagu pöörduvad sinu poole oma muresid kurtma. Kuule, sõprade vahel kurdetakse muresid oma vahel nagunii, on ju, aga selle pastoriga on siuke häda, et kui plika siuke, noorem siuke teismeline oli ja kui siis vahest käisid tal millegagi pinda ja tal süda täis oli, siis see ütles ka vahepeal, pastor! Nii et siis kui süda oli täis, siis see issi ei olnud enam. Pastor! Jah, siis olid pastor. Ja. Aga see suur ja paks raamat Papa Pastori pajatused, see kõlbab isegi lausa, kui on läbi loetud, siis ka tõkiskingana kasutada. Aga küll. Ja, ta on nii raske. 1,5 kilo. Miks sa selle raamatu kirjutasid? Pöördume tagasi selle sama juurde, kes vahest vihaga ütles, et ma pidin pastor olema ehk oma tütre juurde. Et mõningad aastad tagasi ta kunagi ütles, et isi on terve ilma läbi sõitnud ja igasugu asju näinud, et kas poleks nagu aeg kirja panna, kuidas maailm ja naised minu silmade läbi paistavad. Ma saatsin ta puu taha muidugi viisakalt öeldes siukse ideega,
Imelik küll, pani seemene idanema. Millal see oli? Oh jumal, ausalt öeldes, eks siit võib mõningate pajatustel on ju aastaarvud all kuupäevad, et millal neid esimesi pajatusi sai kirjutada. Neid sai kirjutada niisama lihtsalt, no mis pähe tuli, on ju. Et tuli siuke mingi mõte pähe või hakkas jooksma, siis panid kirja, saatsid tüdrukule, on ju. Ja nii need vaikselt kogunes erisuguseid, on ju, noh, nii-öelda oma seiklustest ja oma mõtetest ja siis lugesid nüüd ka mõningad sõbrad, on ju. Ja ütlesid, et kuule, siin on tõesti raamatumaterjali Ei täitsa. no siis hakkaski see saagimine, et kuule, aga millal raamat tuleb, on ju. Noh, käige teiega potilaadale, mis raamat, mis kirjanik olen teil või, lolliks läinud peast. Ja siis oli aega, oli see koroona aeg. Poisid ei saanud Hollandist koju, mina ei saanud siit tööle. Siin hea küll, võtan siis asja tõsisemalt käsile. Noh, korjasin need pajatused kokku, sättisin enam-vähem nagu jonksu. Võtsin terve kapitäie aastakäikusid, kalendermärkmike ette, lappasin need läbi. Otseselt päevikut pidanud ei ole, aga noh, on kirja pandud, ütleme, et koht, kilometraaž, firma, kui on keegi midagi seal mingit jama kokku keeranud, omul mingid probleemid olnud, see on nagu vahest mõne sõnaga üles tähendatud, üks asi tuletab ühe meelde, teine teise, vot see tuleks nagu kirja panna, kribasid jälle vaikselt ülesse, pärast sättisid need asjad nagu jonksu ja joonde ja normaalsesse sõnastusse ja siis teda kogunes seda materjaalikest juba, võtsid selle pildi tagavara, mis on kogutud, lasid selle nagu läbi ja võtsid pildi albumid ette, lappasid need omakorda läbi ja siis muudkui tegutsesid, et no tegelikult tööd oli kõvasti. Ja siis lõpuks sai ta saadanast kaante vahele. Kas keegi aitas sind ka selle, kellele sa nagu need lugusid rääkisid või aitas keegi siin, kuidas seda moodsama ja õige sõna majandada või produtseerida või noh, kuidas see sõna võiks olla? Keegi aitas toimetada, toimetada aitas keegi. Tegelikult kõik on oma töö puhtalt oma töö ja puhtalt oma tasku peal välja antud, et oma kulu ja kirjadega, nagu öeldakse, on ju. Et ise on see vaev ära nähtud, on ta siis hästi või halvasti, ma ei tea, eks seda, kes loevad, eks need siis ütlevad pärast, on ju. Aga noh, mõtlesin, et kui juba teha, siis korra teha ja olen vähemalt saanud ühe linnukese jälle kirja, et ma ühe lollusega jälle elus hakkama saanud. No super, see ma ütleks, avaldan sulle kindlasti tunnustust, et need raamatud on tehtud, sest et kui kutsun üles ka teisi kutselisi autojuhte, kui sul on pajatada igast huvitavad lugusi, küll nad tulevad meil koolitusele vahest, on ju. Küll nad hakkavad oma pajatama ja lausa vaatad, et noh, aeg lendab, eks siin kirjuta paar raamat. On teistel ka põnev. Ära sega vahele seal koolituse ajal, eks on ju, õpetaja tahab ka puhata. Ei, kõik on jumala õige, ma olen rääkinud ise väga paljudele siin sõprade kolleegidele, et pange kirja. Mis, ma ei ole mingi kirjamees. No aga mina ka ei ole. Aga sa oled nüüd eeskuju? Selle poole? No, selle poolest küll, jah, aga mõtlesin, et ega siis sa ei pea teda panema niimoodi kõigepealt kirja, nii kui ta raamatuna peaks välja nägema. Sa pane kirja see juhtum, pane kirja see mõte, on ju. Küll pärast on teised inimesed, kes selle asja siis ära korrigeerivad, õigesse raami panevad. Noh, mina juba selle pärast ei lasknud kedagi siia kallale, sest et kui seal oleks keegi korrektuuri teinud, siis ei oleks enam minu kirjutatud, on ju. Sest et noh, nii ma tagantjärgi olen nagu kuulnud, siis kes on lugenud, ütleb, et noh, siuke tunne tuleb nagu pastor ise jutustaks, on ju. Et noh, ongi niimoodi, ta ei ole mingis viisakas poliitkorrektses kirjaviisis, millest ma mitte midagi ei arva, ma olen siuke mats nagu ma olen, on ju. Ja noh, nii ta peab olema lihtsalt. Aga see raamatu kirjutaja või kirjastaja või need, kes trükkis, ta ikka laskis selle läbi või? Ei no, kirjastaja olen ma ise Keskküla Kesktänavalt, on ju, aga trükikojal on ükskõik, mida ta trükib ju. Väga hea. Aga igal juhul
mina koolitustel ka, et kui ma võtsin selle raamatu kaasa ja ütlesin mehed, et on äge raamat nagu sündinud ja siis ma alati lugesin selle paar lauset esimesest lehest koolitusel ette, siis tekkis see huvi kohe paremini. Ja nüüd ma loen selle paar lauset siin ka ette. Et leheküljel number 3 on siis suurelt kirjas hoiatus. Pean oma kohuseks teatada, et järgnev tekst sisaldab vandesõnu, ebatsensuurseid väljendeid ja amoraalsete tegevuste kirjeldusi. Samas kõik on tõsi. Kui te ei kannata tõtt, olete moraalijünger või õrnahingeline lumehelbeke, otsige lugemiseks midagi muud. Kui te aga tõde ei pelga, olete minuga sama aasta või sama ajastu väljalase, siis tehke törts kohvi, valaga klaasi parajalt brändit ning nostalgitsege. Ja nii edasi. Ühesõnaga, mina olen 1978. aasta väljalase, Brežnevi aegne ja mäletan ikkagi nõukogude aega sükse nagu helge ajana. Et ja kõik maal need veoautod, mis olid traktorid, kombainid, millega sai koos üles kasvatud, need on ka miskil määral nagu veres. Ja lugedes seda, mina ei ole päris sinu ajastu mees, ma olen nagu mingi põlvkond edasi. Et siis mulle tuli küll oma lapsepõlv kuidagi nagu meelde või minul hakkas igal juhul küll film jooksma ja siuke nagu väga nostalgiline tunne tuli peale. Muidugi ta on võib-olla natukene teise vaatevinkli pealt. Aga ikkagi, et see veoautojuhi elu, mul on onu veoautojuht, Vene ajal Lembit Põder, ka autobaasist ja tema vedas brikette, tal oli ühel ilusal hetkel tuli sinna uue ninaga silliga, see kandiline sill, mis oli juba uus ja kaasaegne auto. Et nii-öelda see transport on mind saatnud ka kogu terve elu. Et minul oli nagu seda raamatut väga nagu põnev lugeda ja hea meel kogu aeg oli olla. Aga mida see raamat siis räägib ikkagi? No, mis ta räägib? Ta räägib sellest, kuidas üks mereäärne poiss on lõpuks autojuhiks hakanud. Et mul ei ole perekonnas keegi autojuht olnud. Onu on olnud. Aga ma ei tea, ma olen mere ääres sündinud, kasvanud vees ligunenud lapsest saati, on ju igasugu neid paate ja laevu seal näinud. Mind ei ole merele kunagi tõmmanud, ma pean mere ääres elama. Meri peab lähedal olema. See õhk on teine. See tunne on teine. Aga praegu sa elad Sindis? Elan Sindis, jah. Mere lähedal? No siiski lähedal. Pärnus on ju meri suht lähedal. Ja enamus ajast nüüd ma elan küll nii-öelda Virtsus on ju, sest ma olen nädala sees seal kogu aeg. Jälle Virtsus. Ja ma ei tea, miks mind merele ei vedanud. Ja autod istusid küll see aeg muidu, kui mina olin selline tattnokk, siis neid autosid oli ju pagana vähe, Kaloosis oli 251. Minul oli muidugi pluss see, et Virtsus oli ju sadam. Et seda liiklust seal ikkagi oli, niivõrd kuivõrd on tolle aja kohta. Et neid ikka sai näha ja neid sai näpuga katsuda ka, ja siuke huvi oli nende suhtes, üldse tehnika suhtes, et ega siis sai ju ehitatud mänguautosid algul, pärast jalgrattaid, punnvõrre, jaavasid ja nii edasi ja nii edasi. Et kui lapsepõlves vaatasid seda Kass 51, et see oli ikka juhkralt vägev asi, see oli suur auto, on ju. Nüüd vaatad siis, et ei paganat. Samas selle 51 kohta öeldes, et kui ta nüüd ilusti nii-öelda ära teha, on üks kõige ilusam nõukogude auto. Studebakkerist on tehtud väga ilus asi, on ju. Aga kui hakkasid liikuma siuksed asjad juba nagu massid, massid liikusid vanasti, need ninaga massid ka, on ju. Aga kui tulid juba Bulldog-kabiiniga mass, mõtlesid, milline riista, kui saaks siuksega kunagi sõita, on ju. Kunagi muidugi hiljem sai ka ja tööd teha, aga nüüd nagu enam ei igatseks. Aga siin raamatus on see kõik kirjas, kuidas see poisi ots siis alguse sai, on ju. Ja vaatan ka, et sa oled siin kirjutanud ka sellest ikkagi
nii-öelda mingil määral ka siuke nagu veoautojuhi elu, aga samas ka kirjeldad ilusti ära, kuidas lapsepõlv möödus emad-isad, eks siis nagu võiks öelda ka siuke sinu eluloo raamat, ütleme just, nii. seda ta ongi, sest et ega ta ei olnud ju planeeritud mingiks nii-öelda laiatarbekaubaks rahvale laialt müümiseks, ta oligi siuke ajaloo tarjetamisprojekt. Ma olen ise selle kohta öelnud, et kui ma 80% sellest saan tagasi, mis ma selle raamatu alla panin, siis on jess. Ma olen rahul, on ju. Et see asi ise, et see asi on nüüd talletatud, see on fikseeritud igatepidi, noh, ma ei ole ju ainus, neid on teisigi, kelle elud on umbes sarnased ja ma ei teagi, et oleks keegi teine siukse lontvammuse elust midagi kirjutanud, on ju. Ei tea, ei ole kuulnud. Jah, no nüüd on vähemalt üks on algust teinud, on ju, ehk tuleb teisi ka, aga see on kõik lihtsalt puhtalt ajaloo pärast tänu sellele, et tüdruk arvas, et võiks nagu kirja panna, on ju, et kuidas maailm ja naised minu silme läbi paistavad, on ju. Noh, on siin kirjutatud muidugi nüüd mõlemast, on ju, nii maailmast kui naistest, on ju. Ega nendest naistest väga palju ei rääkida ka, sest et noh, mille sa neid tea, nad on siuke kahtlane rahvakild, on ju, et need pärast hakkavad äkki ammast ihuma või kättemaksu hauduma, on ju. Ja tuleb jääda nii-öelda tagasihoidlikuks. Jah, aga no naised on omaette tegelikult siuke huvitav kooslus, et ilma autod ja naised. Ei, need käivad kokku. Ja naised. Noored mehed, ikka neil on mõttes, mis asi? Autod ja naised. Ei, noores peast on sul mõttes ainult naised, autod tulevad hiljem. Ma ei mäleta enam, kes seda on öelnud, aga on öeldud, et noores peast meeldivad meile kiired autod ja ilusad naised. Elu edenedes hakkavad meeldima ilusad autod ja kiired naised. Ja tegelikult võta või jäta, aga selles on tõde. Nii ta on. No võtan ja siis ongi nüüd siia kõik siis see asi kokku pandud, on ju nii naised kui autod kui elu ja ajalugu on siis kuni selle punktini, kuni raamat lõpeb vähemalt kirjas, on ju, edasi ei ole nagu eriti midagi kirjutada. Mõned on öelnud küll, et noh, millal järje saab, aga noh, mis asja. Pole midagi panna enam ju. Need ajad on möödas lihtsalt. Kuidas sai alguse sinu see kutselise autojuhi elu siis? Et sa käisid, väga põnev oli lugeda seda, kuidas sa õppisid veoautojuhiks ja see õppimine toimus Pärnus. Pärnus seal Riia maanteel, väga kuulus koht ju oli seal, kus enamus vanakooli autojuhte nagu sina, keda mina tean, on seal õppinud ja käinud. Ja kunagi, kui ma töötasin Aida autokooli, siis ma mäletan, et seal tegutses veel samal ajal 10-15 aastat tagasi Pärnu autokooli, nimeline autokool, nii et seal järglane ikkagi oli ja ma mäletan isegi, et mina käisin ikkagi bussipargis, kui ma keskkoolis käisin Vändras, et ma käisin bussipargis, tegin oma eksamid, mitte seal. Ja Aida autokooli, kes me ossime siis selle Pärnu autokooli ära, ta enam ei tegutsenud, panime ta kinni ja praegu on sellest pole enam vist mitte midagi järel. Aga need jutud, mida ma kuulen ja see, mis ma siit sinu raamatust lugesin, oli küll väga elavaks tegi kogu selle asja, mis seal toimus. Noh, võtta sellega nüüd siuke lugu, et hakkame nii tagantpoolt otsast pihta, et ühikahoone on alles, seda praegu vist restaureeritakse või renoveeritakse, mida seal tehakse. Tehakse mingit kinnisvara arendusi. Ja arvata võib, on ju. Aga tol ajal, tema oli ju sõjaväestatud autokool, Alma Vüü autokool, on ju. Ja neid oli minu teada, ma võin küll eksida, aga minu teada oli neid terve Eesti peal ainult 3 tükki, oli Tallinnas, oli Võrus ja oli siis Pärnus. Kas sa saaksid öelda minule, mina mõtlen alati, mida see Alma Vüü tähendab? Kas sul on mingi lihtne seletus sellele? Mis asi on see Alma Vüü? Mis ta on? Ma olen kuulnud seda kogu aeg, Alma Vüü, eks on ju. Ma tean ka, et mida mingi autodega seotud asi, aga mida mitte ainult autodega tähendab? Kas ta oli armee ja lennuväe mingi kuramuse abistamise, mingi vabatahtlik ühing või mis nime all ta oli, ma ei mäleta selle täpselt definitsiooni, mis ta oli, aga ja muidugi siis selleni, et seal õppida, paljukest me siis seal õppisime, sest et liikluseksamil minusugune kukkus ju muidugi läbi, me kukkusime terve oma toaga läbi, välja
ainult üks, kes siis sai esimese korraga load kätte, meil polnud aega õppida. Pärnus oli nii palju restorane, neid tuli ju külastada, palju tüdrukuid oli, neid tuli ju tantsitada ja kallistada ja nii edasi ja tuli muidugi viina võtta ja pulli teha, mis õppimisest me siis räägime. Aga lõpuks ikkagi teise korraga sai see eksam tehtud ja saime oma kaanet kätte. Tore oli selle asja juures see, et kui tol ajal sa õppisid nii-öelda praegust mõistes B-kategooriat ehk sõiduauto lubasid, siis oli sul maksimumkiirus 72 aastat. Kui sa tegid ennem veoautoload ja pärast tegid sõiduautoload, siis seda piirangut ei olnud. Tähendab seda, et ma sain kõigepealt kätte C-kati, 2 nädala pärast tegin sõiduauto eksami ära, muidu on väga sõidueksam ainult. Siis oli mul ka mõlemad käes ja ma võisin sõita sõiduautoga 90. Et see oli nagu boonus selle asja juures. Aga jah, tõepoolest, sõjakomissariaat saatis ju autokooli tol ajal ja sain kaanet sealt kätte, sõjaväes ma sellega ei tegelenud, peale sõjaväge siis Lääne-Kalur, Virtsu. Kolhoos? See oli kalurikolhoos Lääne-Kalur. Siis oli ta juba Lääne-Kalur, et ennem ta oli Virtsu-Kalur, siis oli ta juba Lääne-Kalur. Ja sinna automajandisse siis esimene oli Kalla ja Mass 503, vana Sara, sest ega koloosidele, sofoosidele jagati ju kogu tehnika tsentraliseeritud korras. Ministeeriumide kaudu, nad said uut tehnikat, koloosid vaatasid ise, kust nad midagi kätte said. Osteti kuskilt baasist või bussipargist mõni buss või asi, see lammutati siis oma töökojas juppideks laiali, ehitati ta uuesti üles, tehti sellest korralik ristapuu. Ja see sõitis aastaid, midagi ei juhtunud. Vene raud oli ju kõva raud. Ja sain siis mina selle Sara sealt ka muidugi kätte, aga esiteks poisikese asi, suur mass käes, uhke värk, jaa, tõesti. Aga ega ma teda seal ehitanud midagi, sest et löövad ju need naised pähe ja siis on tarvis jälle varvast lasta sealt ja tulin Pärnumaale ära sealt Virtsust muidugi, päriversofoos ja siis oli juba anti uus kass 53. Et siis sai nagu siis sellega hakata tõsisemalt tööd tegema. Kass, G-A-Z, noorematele, kass. Ja, ikka kass 53 ja Borde. Kas 53 oli selle pika kabiiniga või? Ei, 53 oli Vau 8. Nagu 52, täpselt sama. Aga V8. Ja. Okei. See oli... Aga see pika kabiiniga... See on, need pika kabiiniga asjad on tegelikult kõik nuias ise tehtud asjad, neid ei ole ükski tehas teinud, need on ise pikendatud kabiinid. Et need ei ole originaalid. Aga 53 oli hea asi. Tegelikult oleks pidanud kogu loomi vedama, see oli nagu põhiline, tuli muid asju ka vedada, aga kuna mulle meeldis seda mööda ilma ringi tuuritada, siis mulle täitsa sobis see Borde. Pikemaid otsi said teha? Jah, miks ma sain üldse selle Borde, sest et soosis mehed ei tahtnud. Kõik tahtsid Kallejat saada. Kalle oli rahaauto, said põllu peal shitta vedada ja turvast vedada ja sihukest asja on ju, see oli raha. Altura või? Ei, miks Altura? Ametlikku tööd teha on ju. Silo vedada, haljas massi vedada, pikad päevad, hea palk on ju. Ma olin selle väiksem palgak ka rahul ja ma sain mööda ilma hulkuda. Pikad otsad olid minu pärusmaa on ju. Ja kus need pikad otsas tollel ajal siis 53-ga sõites 53-ga sai isegi Venemaal käia. Mehed räägivad, oi, ma käisin mingisuguse, ma ei tea, ma mäletan, mis Vene masinaga igal juhul siuke nagu millega sa elu sees ei usu, et käisin seal uuralite taga. Midagi sellist. Sõideti ju sillidega vanasti samamoodi olid ilma magamiskohata, autod ju käidi ju pikka otsa sõideti. Veeti klaasi ja. Jaa, aga mina vedasin näiteks Venemaale, olen 53-ga vedanud tõusigu, jah. Vahi. See oli nagu siis pikem ots, aga samas ütleme, ega siin olid ju Sofoosi autojuhi jaoks oli ju pikk ots ka see, kui sa tulid nüüd sealt Pärnust Tallinnasse või tulid siia sama selle Väike Maarjasse Jõusööda järgi või Keilasse või, need olid pikad otsad ju. Aga sa said sealt välja, sa ei pidanud seal kuskil põllu peal kõõluma, et see nagu mulle ei sobinud, põllu peal kõõlumine. Ja auto oli korras,
andsid aga tuld, on ju, noh, muidu vahest maksid trahvi ka, aga see nagu kõik käis asja juurde ja eks siis sealt võib-olla natukene tuli see pisik sisse ja siis muidugi sealt autobaasi, algul kahka. Pärnu autobaas siis või? Pärnu autobaas. Mis ajal see umbes oli, et see kolhoosi autojuhi ajaperiood oli kuskil circa noh, tegelikult see on 80-ndatel. See on siin raamatus kõik kirjas. Ütleme nii, et ma ei oska selle nüüd täpselt öelda, aga ma arvan, et see võis olla kuskil 80-ndad jah, sest et 88 sündis Marilyn on ja et enne seda kuskil. Aastal 1900 võtsin siit lehekülg 135 lahti ja kass on sinus üles. Päris kass on sinus üles. Ja aasta oli 1986. Väga ilus kass paistab siit. Ja muuseas nägin sinul seal peal, et sinist ja valget värvi, eks vaikselt oma hinges propageerid. Ja sinust tuli välja see, et sa olid ikkagi selline mees, kes ikka oli Eesti mees. No, need kommunistid jutud, ja kõik need, kes seal nüüd tollel ajal olid, sai nende üle veits nalja visatud ka. Ja. No, kusjuures selle kohta... Sul on siin kapoti peal, mitte kapoti peal, vaid stange peal. Sini stange ise on musta värvi, aga on valged ja sinised triibud tehtud. Jah, on. Tegin baasis massile samamoodi, Salga ülem Karla hakkas selle koha pealt õiendama, et mul pidi seal mingi sinimust valge lipp olema, ma ütlesin, et kus kohas. Et seal on lihtsalt sinine ja valge triip, ega mina ei ole süüdi, stange on must, on ju. Täpselt nii. Tal ei olnud midagi rohkem öelda, sest et seal oli ikka vaidled, on ju. Aga ei olnud mina muidugi see ainus. Aga jah, see on Otepääl tehtud pilt. Ja vana ja siuke, nagu neid pilte oli nii mõnus vaadata siit ka ja mingi peatükk tuleb siin uudismaale minek. Mis uudismaa endast kujutas? Ma mäletan, et ma ei tea, kas mul isa käis uudismaal või see uudismaast oli nagu juttu, aga mida see uudismaa tähendas? See oli lihtsalt ariti hulk steppi üles Kasahstanis ja viljakas maa. Ja sinna külvati vili maha, aga nad jõudnud vaeseks seda ise ära koristada. Siis käisid ju küll sõjaväelased, käisid abiks, oligi see uudismaale saatmine siis sügiseti ja mina käisin muidugi mitte sõjaväe alt, aga siis Voosisse oli üldse viimane uudismaal minek siin ATK kaudu saadeti. Okei, aga praegu teeme väikese pausi siia sisse meie juttu ja kuulame ära väikse lookese ja siis räägime edasi, on ju. Sest et aeg hakkab minema juba sinna Euroopa poole varsti. Tervitusi kõigile saadab pikaliini autojuht. Aeg ei ole enam endine, elu kiiremaks on muutunud. Täna Varssav, homme Berliin. Pooled koormaist Poola viin. Taas kutsub via Baltika. Aeg on panna rattad pöörlema. Olen käinud Saaremaal, Turus, Poris, Helsingis. Taani kuningriigis, Rootsimaal, Travemündes ja Paldiskis. Meeldib mulle sõita laevaga, siis keegi teine peab roolima. Seal kus meri, sadam ja praam, Sofri elugi on lõbusam. No nii, teemakohane lugu kuulatud ja läheme siis asjadega edasi. Et vaadates seda raamatut, Papa Pastori pajatused, seda suuremat valget raamatut,
siis siin on sees ka väga palju luuletusi. Nii et sa olid ikkagi ka luulemeister ja päris pikka aega juba ikkagi paistis niimoodi välja, et nüüd on kõik need luuletused ka avaldatud. See on sinu teine pool, siuke. Kõik ei ole kindlasti avaldatud ja kõik ei saagi kunagi avaldatud olema, sest et seal on igasugu imelikke asju vahest kirja pandud. No, aga näiteks põruta nüüd üks väike lugu, luuletus, mis sul praegu esimesena pähe tuleb? Mul ei ole siin midagi põrutada, kui küsitakse, kes sa oled, siis on väga lihtne öelda, et olen põline eestlane mina ning mul on Eesti süda ja eestlase hing ja soonteski voolamas Eesti veri, kodukülje all laineid lööb Eestimaa meri. On sünnimaaks, isamaaks Eestimaa, lahti ütlema sellest, mind keegi sundi ei saa. No täpselt sina. Ja need kõik need luuletused on nagu sinu elu. Aga nad ongi elust ju tulnud, sest et ega sa muidu ei kirjuta, niimoodi ei saa luuletust kirjutada, kehti muidugi just ka raamatu kirjutamise kohta, et kuule, et kirjutame nüüd. Ei saa. Sul peab see mõte jooksma hakkama, kuskilt see nii-öelda kiiks peab pähe lööma ja vaata, siis hakkab midagi tulema. Ja see, mis on sisse pandud, eks nad on kõik mingisuguse ajendi toel niimoodi tulnud, et kas on siis jälle mingi suur armastus või armuvalu olnud või on mingi suur rõõm või on mingi suur sigadus, mis on hinge täis teinud. Ja vahest tuleb neid ka lihtsalt niisama heast peast, et kui sa siin enne niimoodi vaikselt omaette küsisid, kui rahvas ei kuulanud, et kas on mõni, mis pähe tuleb, siis need tulevadki sellised asjad vahest niimoodi juhuslikult, et mingi riim kargab pähe ja siis vormid ta lihtsalt sellises viisakas väljendusse, et üks korralik tiss ju olema peab. Sina kätt on toetada pagana hea. Aga kui seda tissi ei olegi seal, siis mõtled, miks kurat mul üldse ei vea. Nii on nende luuletustega, et tellimise peale ei saa. Vahest võib-olla saab ka, aga see on selline punnitamine, et kui sõjaväekaaslane ütles, et tal naabritüdruk saab 18, et äkki ma mõtleks mingi luuletuse välja. Ja ma siis mõtlesin. Aga kui ta oli selle ära kuulanud, siis ta arvas, et kui ta selle luuletuse nüüd sinna koju saadab, siis tal ei ole vist ise mõtet koju minna. Sest ma väljendusin väga lihtsalt ja selgelt, et täisealiseks said, võid teha, mis tahad, kepi surnuks või end, joo mauli end maha. Allan ütles, et see ei lähe kohe mitte. Nii palju luuletustest on ju. Et see nõukogude aeg hakkas läbi saama 80-ndad. Elu oli siuke nagu, milline ta oli siis? See 80, see viimane ots. Ütleme, et tegelikult omaette huvitav, kui hakkas tekkima igasugune kooperatiive ja imefirmasid ja kui ta läbi saama hakkas, siis tekkis üks imelike ärisid ja siis käisid vahest relvõlma all ringi, sest rahapakid liikusid, olid üsna suured. Igaks juhuks oli vaja, aga endal just erilisi eksesse pole olnud, selle koha pealt ei ole nagu nuriseda, aga ühelt maalt sai ta tõesti läbi ja see viimane lõpp oli selles suhtes niru, et ma sõitsin ju pikka otsa, ma sõitsin Venemaad. See kadus ära. Õigus. Ma jätsingi selle vahele, et sa ju hakkasid ju Kamassiga sõitma. No Kamassiga hakkasin ma sõitma tegelikult. Ja pikka otsa? Jah, aga kõigepealt ma läksin ju baasi Kallaja peale. Sealt me jäime poole. Sealt jäime poole, lähme sealt edasi. Et läksin Kallaja peale, Mass Kallaja peale. Algu sain kutsika järgi, asfaldivedu kutsikaga, sama jälle nagu mööda karjääri või põldu tuuritada ei olnud nagu huvitav, siis sain Salanda ehk Silli Pulmani sinna taha, siis oli juba teine asi. Siis tuli ka muidu karjääris käia, palju ma sinna sain, oli ise asi, et siis sai otsitud ka sellised toredaid koormaid, et siis vedasid vundamendiblokke ja küttepuid ja kõik sellised asju, mis andis jälle kuskile kaugemale minna, et ei kõlkunud karjääri vahet. Ja kui siis Miku sai uue mööblikongi omale, Kamassi, siis ma küsisin tema Salga ülema käest, et mis ta selle Miku vana autoga teeb. Velts arvas, et mis ta ikka teeb, et kannan maha. Aga et kui ma tulen sinna peale, siis ei kanna maha, millal sa tuled?
Ütlesin, minu pärast kas või kohe. Ja läksin esimest salka üle ja siis Kamsa peale ja siis hakkaski see tõsisem pika otsa elu, et elasidki seal Venemaal rohkem. Tulid need tualeti otsad mingist ajast, ja oli lõbus, oli lustilik. Jah, kui sinuga ennem arutasime, et võiks propageerida seda ametit ja noortele soovitada, et hakkake ikka autojuhiks, et vanemad autojuhid tavaliselt teevad seda ametit maha ja kiruvad ja ühtepidi õigus ja teistpidi õigus. Et ma otseselt ei kiru, aga miks ma ise ameti maha panin nüüd juba 2 aastat tagasi, et mul sai mõõt täis nendest seadustest, kõigest sellest jamast, mis sinna juurde käib, sest et mina olen ju alustanud millal. Mina alustasin siis, kui neid seadusi ei olnud. Sa olid autojuhin, sa olid vaba mees, sa olid valge särgiga härra, ja ei olnud selliseid piiranguid sul kukil, sa said rahulikult majandada. Nüüd on vastupidi, aga vaata, nüüd sa enam ei saa ja see võib-olla ahistab omakorda, et tahaks. Ma ütlengi, et kui ma saaks samamoodi tööd teha nagu tol ajal, siis võib-olla teeks veel seda tööd. Siuke romantiline ja siuke mõnus ja lähed ja kruisid ja sa tead, et teekond on ees, sihtpunkt on kaugel, aga ja siis sa said nende maanteede peal mõnusalt kulgeda, elada oma elu, aga praegu sinna jõudmiseks on sul vaja tunda erinevaid seadusi, ei tohi midagi ületada. Ongi see, et hirm on kogu aeg nahas. Sa pead sõitma nüüd selle kella ja kalendri järgi, mitte selle järgi, kuidas sa ise tunned. Et kui ma ikka täna ei viitsi sõita, ma ei taha sõita, ma tunnen, et ei istu see asi tühja kah, ma lähen parklasse, panen kohvimasina tilkuma ja tunnen asjast mõnu, aga nüüd sa pead sõitma, sa pead selleks ajaks kohale jõudma, igal juhul sa pead see kell seal olema. Pagan, see on jama. Ennem sa lihtsalt teadsid, et mis ajaks sa kohal oled, kas ma sõitsin siis täna 10 tundi või 12 tundi, see oli oma asi, oma tunde järgi, mul ei väsinud, ma läksin magama, kogu lugu. Nüüd mul ei ole seda varianti ka, sest lihtsalt ei ole kuskile minna. Ja sellesse romantikasse ja asjasse puutub siis, muidugi minu vanuselt meelt, 62 aasta välja, see natuke mingit romantikat oodata on nagu narjaga, aga sellegi poolest, et ega seda ju enam ei ole, et paljuks siis seda Venemaal poole käimist on, palju neid käijaid sinna on, praegusel ajal veel eriti muidugi, et ega seal ei ole ka need asjad enam nii, nagu nad olid vanasti. Et kõik on ju muutunud, vanasti sa võisid seista kus tahes, tõmbasid kuskile metsa alla, laiem koht oli kõmm, pidur peale, rahu, õhtu, keegi sind ei tüütanud, keegi sind ei puutunud, oli nagu lihtsam. Aga noortele ma soovitaks küll, sest et ega nemad ei ole seda aega näinud, millest mina tulen. Nad ei tea sellest, nad ei oskagi seda arvata ega teada ja miks mitte see, et nüüd asjad niimoodi muutunud on, ei ole ju näitaja, nemad on praeguses ajas harjunud, nende jaoks on see nagu normaalne, et peab selle nii-öelda digiajastuga kaasas käima ja kõige sellega, aga nad saavad ju tegelikult näha maailma hoopis teise nurga alt. Et kui sa lähed turistina, lähed sa sinna Londonisse või lähed sa Pariisi või kuhu iganes, sulle näidatakse seda klantspilti, et vaadake, kui kena meil siin kõik on ja vaadake neid muuseumi ja vaadake neid surnud meeste ausambaid ja audasidki ja mida iganes, aga ega sinna nuka taha sind ju keegi ei vii. Ja kui sa siis lähed autojuhina, siis sa näed, et see asi ei ole sugugi nii klants, kui paistab. Või räägitakse, et kui sul ikkagi ilus uus firma on Inglismaal, sa annad seal koormat maha ja tahaks nagu pissile minna ja küsid, et poisid, et kus teil siin kemmerg on, siis vaadatakse sul ehmatanud näoga otsa, et oi, anna andeks, aga et meil ei olegi. No jah, aga et kus kurat ma siis kusele lähen, on ju, eesti keele öeldes. Mine sinna aluse virna taha, on ju. Püha müristus on ju, 21. sajand. Vaat nii see ongi, on ju, ja
siis sa näed seda kõike, mis tegelikult toimub, et ei ole nii väga roosiline. Meiegi käies väljamaal kuskil neid veoautojuhtide saateid tegemas ja siis ka mulle meeldibki nagu käia seal ja vaadata, kuidas see päris elu, päris inimesed, nii-öelda päris, et reaalne elu käib. See on hoopiski siuke nagu südamlikum ja siuke, ühest küljest, et näed seda õiget elu, muudkui näed ka neid seda varjukülge, kõike seda. Ma ei tea, mulle meeldib. Mulle ei kannata nagu käia ja vaadata mingeid ilusaid torne kuskil. See on nii võlts kuidagi nagu see tunne turistina, et seda elu kogeda ja tunda, mis seal teispool on nii jube pilt. Evald Okase maal, nii jube pilt on. Mida ma sellest vaatan. Aga siuke väike elu muutus tuli ikkagi selle Eesti tulekuga ka, siis hakkasid tulema siuksed võimalused minna Euroopasse tööle. Või kuidas see üleminek sinna, väga põnevad jutud olid sul Hollandi firmast Rünart tradingust või kuidas see täpselt nimetatakse, hääldatakse. Kuidas see sinna selle päris pikama Euroopa autojuhiks saamine? No Rainardiga on siuke lugu, et vana bossu Riinus Rainardiga me suhtleme siiamaani, ta on väga hästi läbi. Aga kutsuti sinna ja kui tuli Rainart kõigepealt siia Eestisse, Pärnusse nii-öelda filiaalina, siis ju läksin neid tuttavaid ja sõpru sinna küll ja tule ka. Ei kiskunud, esiteks keelebarjäär, mis asja ma siis teedsin saksa keelest või inglise keelest veel vähem. Ja ausalt öeldes, ma vedasin seagi metsa oma autoga, mul ei olnud nagu probleemi, milleks ma pean siis sinna minema. Aga see metsavöövärk hakkas ka nagu nii nagu ta oli, siin ära kaduma ja siis, mis ära kaduma, aga vaikste küll piirangutega värkidega siin. Ja siis läksin kõigepealt ju vedurisse ära, siis sõber tuli ja painas, et kuule, et äkki tuleksid trassi peale tagasi, et nendel nagu siuke plaan, et teeks üks väikse firma seal ja 3 autot ja nii ja naa ja siis nii-öelda juba läksin trassi peale tagasi. Metsavöömaist läks müüki. Ja siis oli järgnev samm oli juba see, et ühelt maalt tuli Rainardisse minna. Kuidas nüüd meelekud ja asjad käisid, ma ei hakka seda siin tegelikult lahti seletama, sest et on ju mõttekas siis ju soetada omale raamat. Ära kõike muidugi räägi, sest raamatus on väga mõnusalt see kõik kirjas. Aga natukene. Ei sai sinna mindud. Ma olin ennem käinud seal firmas, eelmise firma alt nagu lihtsalt seal sõpradega kohtumas nii-öelda. Ja lennukiga Hollandisse Schipholi all on kohe raudteejaam, kus saad rongi peale, oli mulle selgeks tehtud, sealt sõidan rongiga Sevenbergenisse ja siis helistan, et siis tuleb keegi mul vastu sinna raudteejaama. Jama hakkas kohe sellest hetkest peale, kui ma saabusin Schipholi ja sinna lennujaama alla läksin, sest midagi oli nende rongi asjadega seal sassis, annab mingit infot, 2 minule tundmatus võõrkeeles, üks nendest inglise, teine hollandi oma. Põrgu, aru ei saa. Ma peaks ometi rongi peal saama, ma tean, kus perooni pealt ma lähen, aga sinna ei tule ühtegi rongi. Täitsa lõpp, ma hakkasin seda asja hoolega kuulama. Lõpuks ma sain siis aru, kuhu ma pean ümber kolima. Ja sain ikkagi rongi peale ka. Ja sain Sevenbergenisse ka muidugi. Selisin, et ma olen nüüd siin. Ja siis tuleb lukseb mul järgi Ibrahim, türklane rahvuselt. Vaatab mind, et üldse pole huvitav. Mis asi ei ole huvitav. Mulle öeldi, et uus mees tuleb. Pagan, ma ei ole uus mees. Ei, see ei ole ju mingi uus mees, ma tean sind ju. Muidugi ta teadis mind, ma olin seal käinud. Niimoodi hakkas siis see Rainardi asi pihta. Ja esimene reis Rainardisse oli siis kohe Hollandist Itaaliasse. Itaalia oli mul muidugi käimata riik. Tühja kah, selle käisin ära. Ja järgmine oli siis juba Kasahstan. Tengis ja siis Papariinus siis annab paberid kätte, see on nii-öelda kohvri kätte ja et mis ta mulle siis sellest nagu räägib, et kuidas sinna minna ja mõtlesin, et ma ei tea, et ma tean, kus Tengis on. Sa tead, kus on Tengis? Jah. Sa oled Kasahstanis käinud? Olen jah. Aga kus sa käinud ole? Aktaus, Petropavlovskis. Sa oled Aktaus käinud? Jah. Asi mul pole ju midagi rääkinud sulle. Head reisi.
oligi kogu lugu. Ja nii need lood Kasahstanis hakkasid tekkima? No nii nad hakkasid tekkima jah, mis seal kõik veel pärast tekkis, see on muidugi ise asi ja kõik ei kuulu avalikustamisele. Aga see oli omaette kuldne aeg ja hea aeg. Muidugi Vana-Liinu sees müts maha igatepidi ja ta on üks, ütleme, sajandi parimaid ülemusi. See on ise olnud enam autojuht, kõik seda põrgut näinud ja teinud ja asjadega kursis, eks me seal muidugi murdsime piike ja jagasime puid ja maid ka ja karjusime vahest teineteise peale. Ma olen nüüd küsinud vana käest, et siis me kraaklesime, et me saame väga hästi läbi, võtame koos pitsi konjakit ja me kohvi ajame pada. Ja vana ütleb, et tead, see aeg oli seda lihtsalt vaja. Noh, loogiline, et ega seda oinakarja ju muidu ohjes hoida poleks saanud. Aga mille suhtes oli see Reinhard näiteks väga hea kool keelepraktika suhtes? Sest et suhtlus käis teleksi kaudu. Noh, see on sama nagu ütleme teksti sõnumiga, on ju. Et seal Kasahstanis Tepis sul ei olnud ju mingit telefonilevi ega mitte midagi, on ju, aga teleksiga, satelliitsidega nii öelda ju, said ju suhelda. Kas siis oli mingi ekraan või mis? Jaa, ekraan, jah. Nii kui pisikega oli väike arvuti oli sul armatuuri peal, on ju. Oi! Ja sinna siis trükkisid oma teksti sisse ja saatsid ära ja sellega ta nägi, kus me asusime, sai positsioneerida, on ju. Ja sul oli aega mõelda, kui sa midagi ei teadnud, sul oli aega sõnastikust otsida kas või on ju, oma laused värgid kokku panna, on ju, keelepraktikaks väga hea, on ju. Ja noh, mina pole kunagi häbenenud rääkida, sest et valesti, küll nüüd siis parandatakse, kui on valesti. On ju. Et sellega nagu sai nagu palju juurde ja muidugi seda nii-öelda jutumärkides autojuhi ülbust asju ajada, sai seal ka tugeva kooli, et vana oli oma juhtide eest alati väljas. Et kui ikkagi oli vaja, keegi oli hädas, siis ta sealt ninast veri välja ikkagi asja õigeks pressis. On ju. Et vaadates seda, kuidas mõningad võib-olla kuskil piiride peal või kuskil asutustes käisid sõna otseses mõttes müts peos ja nutsid ja nõuksusid, on ju, siis need, kes selle Reinhardi kooli läbi käisid, need läksid julgelt, lõidiki jalaga ukse lahti ja ütlesid, et nüüd mehed teeme nii, aga mitte nii, nagu teie tahate. On ju. Et selles suhtes oli see väga hea kool. Olid tehtud mehed, ühesõnaga? Noh, ma ei tea, jah, aga mul on üks vana kolleeg öelnud, et ka Reinhardi aegne kolleeg ja baasiaegne kolleeg samuti, et ta ei ole täheldanud ühegi teise firma puhul seda, et kui nüüd 2 endist Reinhardi oma saavad kuskil kokku, on ju, siis alati leitakse see 10 minutit või pool tundi või rohkemgi, istutakse maha, juuakse törts kohvi, aetakse natuke mulla, mitte teades, et tere, head aega, ma läksin. On ju. Teid ühendab see vaim, mis seal oli? Tõenäoliselt jah, midagi seal oli ja ega need tingimused olid ju tegelikult karmid, ütleme suvisel soojal ajal põld nagu hullu, aga talvel olid ikka, talvel olid sealpool karmid ja ega kui sa seal stepis ikka kuskil ära kooled, siis sa võid sinna jäädagi. See tähendas seda, et autojuht peab olema ikkagi tehnilise taibuga. Et see kõik see õpe, mis sa nagu ütleme nõukogude ajal ja kõik see tehniline pool kõik said ja see tuli kõik ju kasuks. Otse loomulikult. Sest et ega neid uusi Volvosid, mis seal tollel ajal ju olid praktiliselt uued, neid tuli ka ju ikkagi remontida siit ja sealt. Ütleme nii, et Volvo oli tegelikult ainus riistapuu, mis alati sind koju tõi, kui sa just teda puruks ei sõitnud. On ju. Et teistega juhtus nagu seal skannidega ja kippusid nagu rohkem lagunema, aga Volvo oli selle koha mõttes tubli tööloom. Mis puutub tehnilisse taipu, siis kas või siuke lihtne asi, et kui sul ikka võtab talvel selle külmaga seppari niimoodi kinni, et lööb selle potsiku sealt alt lõhki, on ju, siis mis sa siis teed, on ju, kütet on ju mootorisse ikkagi vaja, on ju, siis võtad lihtsalt oma varu õhuspiraalvooliku, aagise vahel selle vooliku, need keerved on sama, et ühendad selle otse sealt paagiga ära ja sa tuled ikka jälle ära. Et lihtsalt sellist väikest loovat mõtlemist on vahest tarvis ja muidugi me olime sel ajal ju kõik sealt Vene ajast tulnud ja autosid ehitanud piisavalt. On ju. Vene masinad tulid ju kõik ümber ehitada. Ja oskasid ikka mutrivõtid käes hoida ja julgesid käed õliseks teha, et see ei olnud nagu probleem. On ju. Nii et siin Järva-Jaaniski istume siin mootorite najal ja vaatame kolvide sisse ja püti sisse
et siit kohe õhkub see, et see koolitus, mis vanasti anti, erineb ikka tänapäevasest ikka kardinaalselt. Tänapäeval õppes, no tänapäev maailm ikkagi võrreldes sellega, mis tollal oli, on vist ikka kardinaalselt muutunud autojuhi jaoks. Noh, toon niisuguse väikse näite tänapäevasest ja tolleaegsest asjast. Meil jah õpetati muidu kõik see mootoriehituse töö põhimõte ja kõik asjad selgeks on ju. Iseasi palju seda hilisemas elus vaja läks, et ise tee peal keegi mootorit lammutama naljati ei hakanud. Noh, hakati muidugi, aga need oli arvujuhuseid. Aga siin alles mõned päevad tagasi on olemas juures seal üks MAN veok. Noh, üks paras sara on ja mina selle kohta auto julge öelda, see on siuke masina jäänuk rohkem on ja omanik on noor kutt. Ise ta sellega ei sõida, no vahest sõidab selle õue peale, ega see kuskil liiklus enam ei osale, aga niimoodi hobitranspordiks on ju, aga selle nagu akud otsas on ju, ja siis ta ütles, et, et ta nagu kuskilt kellegi käes saaks ühe aku, et kas ühe akuga läheb käima on ju. See ei lähe loomulikult on ju. Noh, inimesel on load käes ja autokoolitus ju käidud nagu ja peaks nagu asja teadma, aga et kui üks asi on 24-voldine ja aku on 12-voldine, siis selle 12-voldise aku ikka 24-voldist autot vist käima ei pane on ju. Et sellist küsimust üldse esitada, vaat see oli minu jaoks imelik on ju, et noh, ma ühe aku saan, kas sellega läheb käima. Kurat, ei tule selle peale ausalt öeldes on ju. Nii on. Eks meil koolitustelgi on, näeme ju neid noori, kes tulevad ja ma käisin siin samas Järva-Jaanis, siin nende mootorite keskel ühe meie kursusega, alustavate autojuhtidega ja näitasime siis seda maailma, mis siin siis vanasti oli. Ja siis ma küsisin, et kas keegi kunagi üldsegi on nagu mingit taolist vaatepilti nagu kuskil nagu näinud, siuksed mootorid natukene nii lähemalt nagu siin. Ja siin oli üks 20 inimest koos ja ütles, et ei, et see on kõigil esimene kord. Ehk siis noh, see iseloomustabki väga hästi seda, mis täna tehakse. Autokoolide taset. Ja, aga noh. Autokooli juurde juba läksime, siis noh, sa ise tegeled nende asjadega ju väga hästi on ju. Aga kui vaadata seda liiklust, vaadata neid noori algajaid autojuhte sõidukate roolis on ju, kõik me oleme algajad olnud, ma selle koha pealt ei nurise on ju. Aga tegelikult autokoolides tühja kah, see tehnilise osa õpetamine on ju, ja küll nad ei saa sellega hakkama, nad oskavad võtid keerata ja käima panna ja kui midagi laiali laguneb, siis tänapäeval tuleb servis ja lohistatakse seda ära või tehakse korda. Aga mida peaks tegelikult sõiduautojuhtide programmis muutma on see, et vähemalt üks päev peaks olema selleks, et teha neile selgeks, mis loom on veoauto. Mida ta endast kujutab, mitte seda, et ma istun selle väikses Korea karbis on ju ja ma ju seda suurt autot näen, aga vaata selle peale nüüd tule, et see suur auto ju teda mitte miskit pidi ei näe on ju. Ja siis on pärast vai, nüüd mu kuradi topsik läks katki on ju. Noh, kes selles süüdi on ju. Mõtlemist ei ole, koolitust ei ole, no ja ongi tulemus käes on ju. Et tegelikult et ta oskaks arvestada. Vaatab suurmasin, tuleb, sõidab minu ees või taga, ta juba teab, sest ta on ise seal olnud, ise proovinud. Jah. Ta kujutab seda ette natukene. Sellepärast me hakkasimegi seda pakkuma ka, eks üks aasta aega oleme seda B-kategooria õpilastele juba pakkunud, et minna ise veoauto rooli sinna kõrgele, siis sõiduauto panna sinna tema kõrval, kus see siis nüüd on. Aga õnneks on tänapäeva veokatel küllalt head peeglid, et nii, et sellised pime nurka külje pealt otsida küllaltki raske, aga siiski on. Aga noh, ütleme, liikluses kõik käib nii kiirelt ja noh, Indiast äsja tulles, siis seal noh, peeglit praktiliselt väga vähe. Nii et võrreldes sellega, mis mujal maailmas on kuskil kolmandates riikides, arenguriikides, meie siuka nagu ohutustase on ikka väga palju edasi arenenud. Kas või need ümarad nurksed peeglid, asjad, need aitavad nii palju autojuhti tegelikult. Noh, seda kindlasti. Aga sõiduautojuhid peavad loomulikult saama sellest aru, arvestama suurte masinatega. Jah, ja ega siis kiirus on ju see tegelikult, mis selle asja paika paneb, et sa ei jõua kahte peeglisse korraga vaadata seal suures kabiinist on ju. Et kui ma ka vaatan korraks nüüd vasakusse peeglisse, samal ajal see väike tuleb mul sinna paremale nurka külje alla, ma vaatan uuesti, aga nüüd ta on täpselt see moment peegli vaateväljast väljas ja ongi korras. Kõks. Just. Jääb natukene pahtlit maha, natukene värvi maha.
no igal juhul pajatusi jätkuks kauemaks ja kauemaks ja igal juhul saate aeg hakkab ka juba täis saama, aga vaatan hästi palju on sul siin perepilte ja nii-öelda see pereelu on kogu aeg selle kutselise autojuhi taustal olnud. Kui ma küsisin ühe korra ametikoolitus, selle 35-tunnine ametikoolitus oli Tallinnas ja küsisin nii, palun tõstke kõik mehed käes, kellel on veoautojuhi elu pärast pereelu tuksi läinud. No ausalt. Ja mis sa arvad, kui paljud tõstsid käe? No ma ei tea, võib-olla enamus. Pooled olid vähemalt. Ja pooled olid need, kes ei tõstnud, nad ei julgenud. Ja, võib-olla ka. Kuidas seda probleemi nagu lahendada ikkagi, et see on ikka nii, et see kaugsõidu autojuht oled, siis see pereelu kipub ikkagi ära kaduma või kuidas seda üleval saab? Sa ei saagi seda üheldada, sest et kahte korraga ei saa. Aga tänapäevased ütleme, ikkagi see füüsiline lähedus teise inimesega puudub, aga need tänapäeva tehnoloogilised lahendused, vanasti polnud igasugust Skype ja neid ja ühenduses saad ikka olla oma lapstega seal ja naisega või kuidas see ikkagi see variant on olemas, jah, tänapäeval sa saad arvutiga suhelda, sa saad telefoniga suhelda, mida iganes, sa näed pilti, on ju, ajahetkes just täpselt see moment, kui sa räägid, on ju, see kõik on võimalik, vanasti on võimalik sul enam helistadagi, et kui sa läksid siit teise vabariiki, siis sul oli juba kaugekõne variant, sa pidid selle tellima ja see on siuke omaette ooper, on ju. Et kas just selle pärast tuksi läinud, aga enamus ongi selle pärast jah, sest et vaata, siis me oleme noored, nüüd on nagu savi, nüüd oled juba vana känd, nüüd sõidad, tühja kah, näeb seda naist nüüd nädala pärast või 2 nädala pärast, mõni mõis on ju. Juhtu nagu midagi on ju. Aga siis, kui sa oled 20-30, siis on ju see asi, et hommikul ärgatus on esimene mõte, et kust saab, kas saab, palju saab. Kuramus, 60-aastasena seda muret enam niimoodi ei ole, et see on kõik tahaplaadil lükata, et saab, ei saa, mõni mõis on ju. Aga vaata, sealt see jamad tulevadki, et on lihtsalt inimestel need füüsilised vajadused on ju. Ja ega siis meie elasime need füüsilised vajadused ju tee peal välja. Meil ei olnud probleeme, siin kisub selle anekdoodi poole, et kui 2 sõpra said kokku ja teine vaat lihtsalt silm sinine, et kurat, mis sul juhtus? Ma ütlesin naisele sina. Ma ütlen iga päev naisele sina, kui silm sinine selle pärast põlen. No jah, ta hakkas undama, et ta pole juba nädal aega seksinud, ma ütlesin sina. Ja ega siis, kui me olime siin nädala 2 reisis, on ju, kuudest me ei räägigi, ega siis selle pärast ilma ei oldud. On ju. Aga siin on siuke väike nüanss asja juures on ju. Et need asjad tulevad välja. Meie puhul need võib-olla ei tulnudki välja, sest need olid nii kaugel, need ei saanud siia kuidagi imbuda. Aga kui siin pool midagi tehti, siis need asjad tulid ju kindlasti välja. On ju. Ja ja siis niimoodi need asjad kipuvadki vahest tuksi minema. On ka muidugi neid, kes suudavad niimoodi elada, et ei lähe asjad laiali ja ei lähe tuksi, aga kui võtta oma tutvussõprusringkonnas, siis ikka ka väga paljud on juba teisel või 3. ringil on ju. Sa ära nüüd küsi, mitmes mul on, ma ei tea. Nojah, aga ega tavapäraseltki vaatad tänapäeval mitmendal ringil, ega mul omalgi on ju. Ega ma ei ole ju veoautojuht. Et olen ikkagi inimene ja ei oska oma eluga hakkama saada mõne koha pealt ja ongi. Aga ma ütlen seda enda kiituseks, kuigi ma olen neid naisi mitu korda vahetanud, on ju, aga ma pean ütlema, et ma olen ikkagi trenditeadlik ja kokkuhoidlik inimene olnud, et ma olen ikka seda taaskasutuse rada läinud, ma ei ole ühtegi uut võtnud, mul on kõik kasutatud ikka olnud. Nagu tänapäeva mõtlemisviisi. Just, on ju. Igal juhul, et õnneks on eluvaim sees. Ma näen, et sa oled auto, kuidas sul nagu sellega on, et oled sa selle peale ka natukene pahan, et pensionirahad nüüd, oled sina ka see, kes on saanud nii-öelda eluaeg seda palka ja siis üle suure osa rahast päevarahadena? No loomulikult on ju, ja ma ei ole ausalt öeldes selle peale põdenud. On ju. Ma olen siuke, kuidas ma ütlen, siuke juhmakas on ju, et ma ei ole eriti siuke hull, et mul peab ilmtingimata mingi hirmus papp jooksma, ma saan vähemaga ka hakkama. Kui jääb raha väheks, siis minu arust on 3 varianti.
1, küsida ülemuse käest palka juurde. 2, muuta oma tarbimisharjumusi või 3, vahetada töökohta. Kõige lihtsam nendest on mis? Muuta oma tarbimisharjumusi. Siis tuleb lihtsalt üle vaadata, kas mul kõike seda jama on vaja, mille eest ma maksan. Ja saab vähemaga ka hakkama. Ja sa mõtled nüüd vanemast peast, et hea küll see pension ei saa suur olema, aga samas kui palju mul teda siis vaja on? Mis mammonat ma siin siis kokku ajan? Kirstul taskuid ei ole, kaasa midagi ei võta. Kui ma saan oma elu elatud, nii et ma ise rahul olen, siis mida põrgutan. Ma ei näe sellel kogu, ma söön mida tahan, joon mida tahan. Ja mõningad ütlevad, et rabe läheb selle jaoks, et nüüd lastele on sellest jumalast savi, kas sa ehitad mingi lossi sinna, tema rajab oma elu, tema vaatab, et vanematest eemale saaks, temal on omad kriteeriumid asjale hoopis. Piisavalt palju neid sõpru, kes on kunagi omal ajal, kui olid nii-öelda need kolosiaed ja need sai riiki virutada ja aeti igavesed suured uhked paleed püsti, nüüd kiruvad. Kurat, küta seda maja ja korista, ramp maha ka müüa, kellelegi ei ole. Milleks siis on ju? Et saab vähemaga hakkama ja muidugi oleks võinud ju olla usinam ja oleks võinud neid asju ajada natuke teistmoodi ja et oleks see pension suurem ja kõike puha, aga sul on veoautojuhi load, sul on kutsetunnistus ja tegelikult sa saad ju sükest veoautojuhi otsi ikka ju teha ja see alati on võimalik. Ega siis muidu pole tehtud lugu On the Road Again, et see igatsus on ju ikkagi hinges sees, ega see ega ära ei kao ju. Või on ta täitsa kustunud juba? Ma ei tea, kas on igatsust. Ma olen piisavalt kaua sõitja ja piisavalt palju, et nüüd mingit erilist igatsust tunda. Et üks sõber kunagi ütles ka, et tahaksin Kasahstani tagasi käia ja mõtlesin, et mida sa sealt otsid on ju. Nostalgia, vaataks vanu pruute ja värke. Mõtlesin, et Tom, sa oled lallakas. Need vanad pruutid on vanaided juba, mida su seal vaadata on ju. Et vaat sellega on see nostalgia värk on ju. Et samamoodi on selle ametiga, et ma ei ütleks, et ma nii väga kibelen roolid. Ma võin seda teha, kui mul on vaja teha. Aga ega enam ei taha, sest et ma olen oma osa lihtsalt täis sõitnud. Las nüüd nooremad tulevad ja sõidavad ja jumal eest andku minna, aga mul on ainult üks soov, et õppige see amet endale korralikult selgeks. Ja tehke seda tööd niimoodi, nagu ta tegema peab, mitte niimoodi, et eesti keele öeldes üle perse. Kas oled nõus mõnda noort hakkajat autojuhti konsulteerima ka ja abistama, kui ta kuskil Euroopa poole läheb ja abi vajab? Kui ma oskan aidata, ma ei ole kunagi kellelegi abist keeldunud. Aga vaata, mina ei ole ju nii-öelda 100 aastat kodu Euroopa vahet sõitnud. Ma olen seal sees sõitnud. Viimased aastakümned põhiliselt. Ja siis, Rainardi ajast me ei räägigi, siis oli üldse sealt kadusid nagu Kasahstani poole enamalt jaolt. Aga kõik need asjad muutuvad ja seda, mis siin ütleme, kui ma nüüd siit kodust peaks hakkama kuskile Saksa või Hollandisse või Belgiasse, kuhu iganes minema, et see on minu jaoks samamoodi siuke võõras töö. Mina käisin nii-öelda koduvahet siis, kui oli piiride aeg. Neid ju pole ammu enam. Neid ei ole enam ammu, tõesti. No tore, igal juhul oli väga meeldiv jutuajamine sinuga siin ja mida siis tütar raamatust arvas? Mida tütar arvas? Jah. Ei, tütar jäi asjaga rahule. Kas ta jäi rahule ja tunneb uhkust? Ei, seda ma ei tea, kas ta seda just tunneb, aga tütar jäi rahule selle väiksema raamatu kohta. Ta ütles, et ta ei saa seda lugeda, et isa kõrvad pidid igalt poolt paistma. Ütlesin, et mul on lihtsalt suured kõrvad. Ma ei ole selles süüdi. Aga ei, rahul on ta muidugi, sest et vähemalt on see temp ära tehtud ja teda on sinna ka päris parajalt sisse kirjutatud. Et on vähemalt siis, mida oma lastele nagu lugeda anda, kui need lõpuks eesti keelega selgeks saavad. Mida on öelnud raamatu lugejad tagasisideks? Sul on praegu tiraas, esimene tiraas oli kui palju? 300. 300 ja see on kõik läinud, eks? Jah. Nii, 300. Palju sa oled saanud tagasisidet lugejatelt? Kuule ikka olen, sõpralt tuttavalt ikka olen siiamaani, tui, ei ole ühtegi just laitvat olnud, siiamaani on kõik rahule jäänud. Et kusjuures selle ulguse kohta
on päris mitu naisterahvast öelnud, et nad olevat pisara silma saanud, silm olevat märjaks läinud. Mina ei saa siiamaani aru, kus kurat on see koht, mis nutma paneb. No võt ei saa aru. See Hulgus mustal lindil, see on siis väiksem raamat ja see on rohkem siis selline, nagu sa ise ütlesid, siuke väljamõeldise laadne romaan, ütleme niimoodi. Ta ongi see ilukirjanduslik lihtsalt. Ilukirjanduslik. No, see ongi väljamõeldud asi, aga eks ta on ju kõik põhineb siiski sellel samasel elul ja sealt võib ka tõmmata päris mitmeid paralleele ja leida sellised prototüüpe, et ta ei ole küll üks ühele, aga seal on midagi sarnast ja mõned on võib-olla mitmest kokku pandud ja kes on ise selle asja sees on, saavad võib-olla aru, aga põhimõtteliselt vahet ei ole ju, kes selle asja taga on, kas Joosep Tootsi prototüüp oli mingi Mihkel või oli seal mingi Jaan, on ju, see pole ju oluline. Et kui sobib lugeda, siis jumala eest on ju. Andke aga minna, on ju. Igal juhul mina soovitan lugeda kõigile, see on ikkagi oma Eesti, meie enda veoautojuhi Raul Keskküla poolt kirjutatud raamatud sellises omas mahlas ja väga mõnusad lugemised. Aga ongi meie saate esimese podcasti siuke saade formaat hakkab lõppema ja mis siis lõpetuseks võiks öelda, äkki mõni luuletus või? Mingi lõpuluuletus või midagi sellist? Luuletust ei tule praegu seda asi ühtegi otseselt pähe, aga nendele, kes teel, ma sooviks, nagu mul tavaliselt kombeks on, et ilusat reisi ja ilusaid reisi. Jaa, tore. Well, it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right, if you live the life you please. Well, it's all right, doing the best you can. Well, it's all right, as long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond